Iga inimene unistab millestki. Paremast tervisest, sügavamast suhtest, rahuldust pakkuvamast tööst või lihtsalt rahulolust. Kuid sageli jäävad need unistused vaid mõteteks. Mitte selle tõttu, et need oleksid liiga suured või kättesaamatud, vaid sellepärast, et tee nende poole on blokeeritud. Vabandustega. Jah, suur osa inimesi on oma vabanduste orjad. Neid peidetakse loogika, argipäeva ja isegi huumori taha, kuid tegelikult on need nähtamatud ahelad, mis hoiavad meid paigal. Me kõik oleme neid kuulnud ja tõenäoliselt ka kasutanud. Mul pole aega. Mul pole piisavalt hea. Ma alustan siis, kui või mis mõtted sel on, keegi niikuinii ei hooli. Vabandused kõlavad vahel väga mõistlikult. Nad tunduvad nagu kaitsereaktsioonid, mis aitavad meid kaitsta võimaliku ebaõnnestumise eest. Kuid tegelikkuses varjavad nad sageli lihtsalt hirmu. Hirmu läbikukkumise ees, hirm muutumise ees või hirmu olla haavatav. Vabandused annavad meile tunde, et oleme kaitstud ja kõik on kontrolli all. Kui ma ei proovi, ei saa ma ju ka ebaõnnestuda. Kui ma ootan õiget hetke, siis tundub, et asi on kontrollitav. Kuid see kontroll on illusioon. Iga kord, kui me valime vabanduse, mitte võimaluse, loome harjumust ja see harjumus saab ajapikku meistriks. Me ei juhi enam oma elu, vaid meie vabandused juhivad meid. Orjus vabanduste all on salakaval, sest see ei ole väljaspoolt peale surutud. See on sisemine lugu, mida me iseendale räägime. Mida kauem seda lugu korrata, seda tõepärasem see tundub. Kuid see ei tee seda veel tõeks. Vabadus ei alga hetkest, mil kõik tingimused on ideaalsed. Vabadus algab hetkest, mil me otsustame vabandused ära tunda ja neist läbi astuda. On suur vahe põhjendustel ja vabandustel. Elus tulevadki ette olukorrad, kus pole võimalik kohe kõike muuta. Kuid vabandus on see, kui me kasutame olukorda ettekäändena, mitte ajutise reaalsusena. Kui me ütleme, me ei saa, kuigi tegelikult mõtleme, ma kardan, siis on aeg olla iseendaga aus. Tõeline kasv algab hetkel, kui me loobume vabandustest ja hakkame vastutama. Iga päev pakub uusi võimalusi, mitte täiuslikke, aga piisavalt häid. Kas sa kuulad endas seda osa, kes ütleb, ma ei saa, või seda, kes sosistab, proovi üks samm korraga. Kui me õpime vabandusi nägema ja neile otsa vaatama, saame lõpuks tagasi selle, mille me neile loovutasime, oma vabaduse. Ja koos vabadusega tulevad julgus, loovus, rahu ja isiklik vägi. Vabadus ei ole ideaalne elu. See on aus elu. Elu, kus meie ei ole enam vabanduste orjad, vaid oma tee loojad. Aitäh ja peatse kuulmiseni!